Nii, tere päevast. Alustame. Ma arvan, et rahvast praegu tuleb juurde. Registreerimisi oli päris palju. Ja siis alustame tänase webinariga. Ehk siis teemaks on non-farm payrolls ja kõige peaaegu huvitavam teema, mis saab üldse olla. See on väga raske kauplemine ja uudis kuulub top 3 volatiilsuse kohta. Ehk siis kõige volatiilsem on siis Fed Reserve'i uudis, siis on non-farm payrolls ja siis on 3. kohal Mario Draghi oma pressikonverentsiga. Nii, aga täna räägime siis non-farm payrollsitest ja kuidas seda kaubelda, kuidas ette valmistuda, mida võtta arvesse, mida mitte, mida meeles pidada, mida jällegi mitte ja siis alustame põhimõtetes. Nii, kuidas siis asi käib? Nii, nagu te näete, mul ekraanil on avatud Usti-paarid, Jeeni-paarid, Euro-nael, Cross-paarid, kuld ja rubla, igaks juhuks. Nii, mina Jeeni-paaride peal ei räägi, kuidas kaubelda. Mina räägin, kuidas kaubelda non-farm payrollsi Ustiga, ehk siis põhivaluutadega Usti vastu. Ja põhimõte kauplemises on siis järgmine. Nii, kuidas alustada oma ettevalmistus selleks uudiseks? Nii, alustame kõige algusest. See uudis, non-farm payrolls, ilmub iga kuu esimene reede. No okei, see kuu siis on teine reede, aga see on erand. Et alati ikkagi ta ilmub esimesel kuu reedel. Kell 15.30. Nii siis see aeg on siis 15.30. Nii, uudis ilmub 15.30. Nii, järgmine asi, ettevalmistus. Põhiasi. Alustame põhiasjadest. Nii, meil on olemas 5 valuutapaari, millega saab kaubelda dollari vastu. Euro, nael, Austraalia dollar, Uue-Meremaa dollar ja siis Kanada dollar. 5 põhivaluutat, millega saab kaubelda dollari vastu. Homme kell 15.30. Nii, meie ülesanne on järgmine. Räägin erandist. Nii, Kanada dollariga mina ei soovita teile kaubelda, sest peaaegu iga kord Kanadast tuleb samasugune uudis välja nagu ka Ameerikast. Ehk siis see tööturu uudis Kanadast. Ja kui näiteks USAs tuleb siis mingi positiivne uudis ja näiteks Kanadas tuleb positiivne uudis, siis loomulikult selline paar nagu Ust-kaad ei kõlba kauplemiseks mitte kuidagi moodi. Sest liikumine tegelikult, kui mõlemast riigist tuleb positiivne asi, siis mõlemast riigist see Ust-kaad jääbki lihtsalt seisma. Nii. Mis ma soovitan, on see valida ülejäänud 4 paarist, mida me peame valima, on siis valuuta, mis on kõige tugevam, vees, ust ja teine punkt, valuuta, mis on kõige nõrgem, vees, ust. Nii, ma arvan, et teisele punktile kõik hetkel teavad vastust. Kõige nõrgem on hetkel meil nael. Õige, nael, GPB. Mida see tähendab? Kui homme USAst tuleb positiivne uudis ja GPB on kõige nõrgem lüli,
see tähendab ainult üht asja. Kohe pärast uudise ilmumist, kui on positiivne usti jaoks, siis on kohe GPB ust automaatselt seal. Kõige nõrgem läheb müügiks. Nii. Nüüd, kuna kõige nõrgem on meil olemas, see on siis GPB. Nii, GPB on kõige nõrgem. On vaja leida nüüd, kes näitab ennast kõige paremini usti vastu. Ja meil on jäänud euro, AUD ja NSD. Nii. Vaatame alguses 3 neid paari USA dollari vastu. Nii, ja alustame siis euroga. Nii, alustame euroga. Nii, europaar. Hetkel seis on järgmine. Meil oli langus, hetkel on konsolidatsioon. Jätame endale meelde. Euro ust paar on konsolideerimisfaasis. Nii. Lähme Audi usti peale. Nii, Audi ust. Langus oli, aga hetkel ta näitab ennast paremini. Ta on taastunud palju kõrgemale kui euro. Nii, ehk siis ta on juba palju paremas seisus kui euro. Nii, jätame see ka meelde endale. NSD. Nii, ja see paar on juba peaaegu samal tipul, kus ta hakkas oma Brexiti langust. See langus siin, see must, siin ja Audi peal ja see euro peal, see asi on siis see Brexiti uudis, see must asi. See langus on siis see Brexitiga seotud asi. Nii, nagu mina oma veebinaaris rääkisid, langus pärast Brexitit see nael isegi rohkem kui mina mõtlesin. Mina pakkusin seda 1.35, 1.33. Kuna tuli Brexit, siis juba hommikul see hind oli juba siin. Nii, see selleks. Nüüd, vaatame edasi. Nüüd on meil vaja valida vaja vaadata cross-paare. Selleks, et leida tugevam ja nõrgem ülejäänud asja, on vaja alati vaadata cross-rates. Nii, kes oma kauplemises ei vaata cross-kursse, seega heale tulemuse loota ei saa, sest kui kellegil teist on avatud näiteks ainult euro usti paar ja ainult selle pealt te loodate kaubelda, siis midagi head sealt ei tule välja. Alati peab olema avatud põhipaar, euro ust ja siis on vaja avada ka cross-kursse ehk euro, jeeni, euro naela, euro Audi, euro kaadi, euro NSD, vähemalt need paarid. Siis te saate sellise hea pildi ja kujutuse, mida just toimub euroga ja millises seisus ta on. Nii, ja me avame teiega euro Audi ja me näeme, et euro Audi trend on siis langev trend ja see tähendab, Aud on tugevam kui euro. Ehk siis Aud saab endale plussi, euro saab endale miinuse. Jätame see endale meelde. Nii, avame edasi euro NSD-d. Nii, ja siin on kindlalt samamoodi näha, et NSD, USA dollar on samamoodi palju tugevam kui euro. See tähendab, üks neist, kas Austraalia dollar või siis Uus-Meremaa dollar on hetkel kõige tugevamad valuutapaarid Forex turul. Nii, euro on siis outsider. Kõige nõrgem on siis nael, pärast tuleb euro ja nüüd on vaja valida, kas Aud või NSD on kõige parem. Ja selleks me avame Aud NSD-d. Nii, ja siin mul on joonistatud grupiga selline asi nagu teemant, selline tehnilise analüüsi figuur. Ja kuna ta on tekkinud meil teiega viikli graafiku peal ja langevas trendis, siis ka väljaminek sellest teemantist on samamoodi siia allapoole suunatud. Niimoodi. Ja nüüd see nädal, nagu alati, tehnilistel figuuril on toimumas ka tagasilöök. Tagasitest ehk prooviti seda hinda siia tagasi sellesse tehnilisse figuuri tagasi ajada, aga ei suutnud ja tuli pikk vari lihtsalt ja siit tagasi testi pealt oli meil võimalus mida teha, just teha müüki. Ja nüüd see trend peab jätkuma siia edasi allapoole. Nii, see tähendab ainult üht asja.
hetkel kõige tugevam paar, mis saab üldse olla Forex turul, on siis NST. Panen NST peale siis sellise plussi. Nii, jätan see endale ka meelde. NST on siis kindel favoriit. Ja nüüd, kui homme tuleb mingi nõrk uudis ja see raport tuleb väga nõrk, siis muidugi otse loomulikult lühiajaliselt, kui tuleb nõrk asi, siis ma lühiajaliselt kasutan sellist paari nagu NST USD ostuks. See on siis selline lühiülivaade, kus me leidsime nõrgema lüli ja kõige tugevama lüli. Nii, et kuidas homme nagu tegeleda. Aga nüüd on vaja vaadata seda asja palju sügavamal kujul. Ja hakkame, vaatame mida? Vaatame statistikat. Meil on vaja vaadata statistikat. Nii, statistics, okei. Panen niimoodi. Ja kuidas me seda vaatame? Alati kõik liikumised, ma tuletan teile meelde, et kõik liikumised me vaatame pipsides. Keegi meist ei räägi niimoodi, et mina teenisin täna 100 eurot või 500 eurot või iga tahes palju. Et kõik ütlevad, mina teenisin 30 pipsi, 50 pipsi ja nii edasi. Nii, ja vaatame seda asja statistikult. Ja selleks me hakkame vaatama ajalooliselt. Läheme Admiral Market.ee peale. Siit valime Analytic ja Forexi kalender. Ja nüüd vaatame ajaloo pealt, kuidas asi liikus. Nii, ja mina teen seda. See asi natuke segab siin. Nii, mina teen niimoodi. Alates jaanuar hakkame vaatama, mida turg tegi pärast seda, kui ilmus uudis. Ja millised olid eelduseks liikumiseks. Nii, hakkame vaatama alates 1. jaanuar, võtame filter lahti ja jätame siia linnukese ainult United States peale ja jätame siia 3 punase ringi peale, ehk siis kõige volatiilsem uudis ja vajutame uuenda. Ja nüüd näeme, esimene raport Non-Farm Payrolls meil tuli välja 8. jaanuaril kell 15.30 meie aja järgi. Ja me näeme, et prognoositi palgata juurde 200 000 ja tegelik number tuli välja 292 ja unemployment rate jäi 5% peale. Töötu number jäi siia. Nii, see tähendab ühte asja, et kui õpikus me loeme, siis kui riigis tuleb positiivne number, siis ka see valuuta peaks kasvama. Aga vaatame, Ameerika dollar ei pruugi reageerida, nagu seda on kirjutatud õpikutes. Nii, ja hakkame pihta. 8. jaanuar ja hakkame ekraani peal ka seletusi kirjutama. Miks ja kuidas ja palju see pipsides tegi seda liikumist. Nii, ja vaatame siis 8. jaanuar. Nii. Vaatame. Tunni peal. Nii, 8. jaanuar. 8. jaanuar. See koht. See must küünal. Nii, kell 15.30 teen M30 lahti. Nii, kell 15.30 hind oli meil 1.08, 1.08.58. Nii, hind oli 1.08.58. Siis, kui tuli hea uudis, nagu õpikutes on kirjas, selle riigi valuuta sai kasv. Ja siin miinimum peal see oli 1.08.02. Nii. Ja kui jälgida õpikute teooriat, siis tegelikult see liikumine pidi siin edasi allapoole minema ja edasi alla. Aga nagu me näeme, pärast seda
tegelikult kõik müüsid USA dollarid ja see müük oli meil siin 110 pipsi. Nii, mida see tähendab? Miks turg tegi niimoodi? Ja selle koha peale algajad just kaotavad päris palju raha. See on üks sellisest triikidest, Forexi triikidest, et alguses minnakse allapoole ja siis tegelikult lähevad ülesse. Selleks, et aru saada, miks see toimus, me peame avama teiega H4 graafikut. Ja me näeme teiega ühte asja. Okei, jätan H1 peale isegi võin jätta. Nii, teen ta väiksemaks praegult. Ja nüüd meil on vastus sellele, miks turg reageeris USA dollari müügiga pärast seda uudist. Ja vastus meil peidab selles liikumises 6. jaanuarist. Siin oli meil langev asi, aga pärast seda, kui ma H4 vajutan, ma näen teiega H4 peal ainult valged küünlad. Ja see on vihje meile. Nii, vihje number 1. Trend on H4 peal muutunud kasvavaks. Nüüd trend on ülesse. Nii. Ja see trend sai muutuse juba siin 2 päeva enne uudist. Nii, 2 päeva enne uudist toimus trendi muutus. See tähendab mida? See tähendab ühte asja. Kui trend muutus enne uudist, siis loomulikult siin tulid suured rahad sisse. Alati toimub väike tagasiminek, korrektsioon. Ja veel uudis aitas seda korrektsiooni ka. Siis me läksime allapoole. Ja tegelikult meie, kes on vähe veel kaubelnud, umbes 1-2 aastat, mida nad kõik tegid siin. Loomulikult nad mõtlesid, et ohoo, uudis on hea, see tähendab selle euroust nende jaoks. Kindel värk, õpikutes on niimoodi kirjutatud. Jaa, aga see on õpik, aga reaalelu on absoluutselt kõik teine. Ja arvestama peab just sellega. Ja pärast me näeme identset pilti, aga müügi jaoks. Siin on ostu jaoks moment ja maikuus me näeme teiega samat asja, aga allapoole. Nii, jätame meelde, et turg siin pani ennast buy positsioonile ja see low siin 1.08 andis uue võimaluse osta veel juurde natukene. Ja nagu me näeme, pärast seda ka toimus see ülesse liikumine. Ehk siis me pidime arvestama selle asjaga. Ja see korrektsioon siin lihtsalt andis meile mida? Võimaluse osta. See low andis võimaluse osta low punkti peal. Siin allpool. Ehk siis osta allpool, müü kõrgel. Selline reegel, see Forexi kuldne reegel. Ära osta üleval, osta allpool. Ja siin oligi niimoodi. Osta allpool toimus ja nii me läksimegi. Aga sai aru sellest, et toimub liikumine ülespoole. See, kes vaatas hoolega, ta sai aru, et see on trendi muutus ja tuleb siit mitte ustiralli, vaid tegelikult toimub siit poolt euroralli. Nii, see on siis vihje. Ja liikumine oli siis 110 pipsi, alguses alla 50 pipsi ja siis ülesse 110 pipsi. Nii, jätame see endale meelde, et trendi muutus toimus, pidime seda jälgima, kes ei näinud, otse loomulikult see tegi selle operatsiooni ja kaotas selle peal. Sest muidugi, kui sa näed sellist numbrit, kui oodati 200 000 ja tuleb välja 292 000, muidugi, kui sul on ainult euro-usti graafik väljas ja see mitte midagi rohkem ei jälgi, loomulikult sa hakkad vajutama sinna poole, kus tuli hea uudis välja.
aga see on suur eksimus. Sa pead võtma arvesse kõik need mõjutusfaktorid, mis mõjutavad seda hinna liikumist. Teistpidi siin ei saa. Nii, ja see tähelepanu oli siin just suunatud sellele trendi muutusele H4 trendi peal. Nii, järgmine uudis toimus meil siis 1. reede veebruaris. Nii, siin ma ei näe seda, ma korraks hüppan üle FX Streeti peale. Seal on kõik olemas, nii. Lähme siia. Kiiresti teen selle show filters. Nii, võtan linnukesed kiiresti maha. Panen siit start date. See on siis jaanuar 1 kuni juuli 8. Nii, võtan siit linnukesed maha. Jätan ainult Ameerika peal. Millegi pärast meil siin Admiralil see majanduskalender ei näita seda tööturgu siin. Nii, panen siia maksimum volatility peale, sest see on kõige volatiilsem uudis. Nii, filter results. Ja vaatame veebruari statistikat. Nii, non-farm payrolls. Number halvem kui oodati, aga töötu protsent langes. Ja nüüd vaatame, mida turg tegi siis, kui töötu protsent langes, aga number, palju inimesi palgati juurde, langes. Nii, vaatame. 5. veebruar, lähme. 5. veebruar. Nii, 5. veebruar on siin. See koht. Ja siin, millega pidi siin arvestama? Näete, olukord on tegelikult identne jaanuariga. Tegelikult vaata, H4 peal samamoodi trend on juba siin kasvav. H4 peal on juba trend kasvav. Aga miks ülesse ja siis alla? Miks mitte nagu jaanuaris? Sest olukord oli juba absoluutselt teine. Ja siin me pidime arvesse võtma mida? Ühte asja. Ja selleks ma avan H1 graafiku. Avan H1 graafiku ja vaatan. Nii, kell 15.30 alguses läksime ülesse, sest turg võttis arvesse seda numbrit. Aga siis ta mõtles, et kas on see oluline number või mitte. Kas see ei ole olulisem number. Ja tegelikult see ongi olulisem number. See töötu protsendi langus on palju olulisem kui see, et palju rahvast palgati juurde. Ja siis ta otsustas, et ma kauplen seda numbrit. Ma seda ei võtta isegi täna arvesse. Ma kauplen seda 4,9% versus 5,0. Ma vaatan, et see tööturg on olukord on seal paranenud. Nii, ja siin peab arvesse võtma sellist asja. Okei, trend oli muutunud, aga neljapäeval, üks päev enne seda, siin oli meil Mario Draghi. Ja see mängis ka oma rolli. Mario Draghi, nagu alati, nüüd 1,5 kuud vahet hoiab oma pressikonverentsi ja räägib, kui halvasti Euroopa läheb. Nii, ja Euroopal läks halvasti, sest tema pressikonverentsi pealt euro langes 72 pipsi. Ja nüüd, kui Draghi tõi sellise segaduse turule, siis turg ei teadnud, mida teha ja otse loomulikult terve reede ta isegi ei kaubelnud ja ootas, kuni see number tuleb välja. Ja alguses nad vaatasid, okei, palgati vähem, lendame ülesse, aga siis vaatasid, et töötu number protsent langes 0,1%-ga ja mis nad tegid? Trend reversal ja mängime trendi. Seekord mängime trendi pluss, mis nad tegid? Nii siis, töötu protsent langes, punkt number 1. Nii, ja teine,
Mario Draghi. Ehk siis, kui oli veebruar, siis see kasvav trend oli siin Mario Draghi poolt rikutud. Ja siis selleks, et edasi aru saada, kuhu see liikumine võiks minna pärast non-farm payrolls reporti, turg pidi vaatama Mario Draghi peale, palju palgati juurde ja töötu protsendi peale. Ja otsustas, et töötu protsent on hetkel väga oluline asi ja veel veebruaris kolmas vihje. Milline oli kolmas vihje? Võib-olla keegi mäletab. On see, et Fed Reserve, Fed, oli väga hawkish. See tähendab just asja. Fed mõtles punkt 3,1. 3,1. Fed plaanis tõsta intressi määra 4 korda 2016. aastal jooksul. Ja see töötu protsendi langus aitas nende sõnad väga kõvasti. Ja seekord mängiti just kõike seda. Ja kui on kõik see arvesse võetud, siis turg sai aru, et jah, palgati vähem on okei ja palgati vähem, aga no see töötu number on väga oluline asi. Ja me vaatame, palju oli see langus siin. Nii, see stoppide väljalöömine on siis, see on ka oluline, et stoppide väljalöömine 50 pipsi. See on ka oluline, kuhu stop lossi siin panna selle uudisega. Nii. Selleks me paneme stoppide väljalöömine 50 pipsi ja tegelikult, kui ma nüüd M30 vajutan, siis ma näen, see initial reaction oli siia ülesse ja tegelikult siit 1.12 peal, kui ta langes siia allapoole, siis siit võis juba sisse minna. Ja kui ma arvestan seda liikumist siin, siis siin oli 100 pipsi seda langust. Nii, 100 pipsi liikumist. Nii, ja kui te kauplete seda non-farm payrollsi ja üldse seda, kui on see reede, see kõige olulisem reede, siis vastan veel ühele küsimusele, mis kellani peab seda kauplema. Nii, kell 15 hakkate ettevalmistuse tegema ja kauplete siis kuni 18:19. Ja siin on niimoodi, et keegi ei kanna oma positsiooni esmaspäevale üle, et laupäev ja pühapäev laske oma ajule puhkuse anda. Muidu te laupäev vastu pühapäev istute terve otsa seal arvuti taga ja lihtsalt mõtlete endale, ma ei tea mida välja ja siis teete nii palju rumalusi seal kauplemises, et ohohoo. Seega, kui teil 18:19, nii palju kui teil ekraani on, plussi või miinust või olete nulli peal, pange see trade kinni, no ja kõik. Ja siin ongi niimoodi, et sa lähed sisse umbes 15.35, 15.40 ja siis hoiad, sõltub sellest, palju sa pipsi tahad. Aga siin on näha, et kui oleks läinud 1.12 pealt, siis arvatavasti siin 1.11.50, 1.11.40 te oleksite välja läinud. See tähendab ühte asja. Kui hoolega kõik oleksid seda kõik arvesse võtnud, siis ma arvan, et 50 pipsi saaks kätte. Et 100 pipsi liikumisest 50 pipsi on täitsa reaalne kätte saada ja siin tegelikult see 50 pipsi oleks tulnud ka esimese 10-15 minutiga ka tegelikult. Ja siis see tähendaks nüüd ühte asja. Te juba pärast seda ei kauple, ei tee endale mingit adrenaliini seal, ei tekita endale adrenaliini, vaid rahulikult panete oma arvuti kinni. Töö on tehtud 50 pipsi ühe päeva jooksul. Päris hea näite. Ma saan aru, et keegi võib-olla seal tahab teenida mingi 200-300, see on mingi täielik uskumatu numbrid.
et tark ei torma ja võtate asja väga rahulikult. Nii, ja 50 pipsi reedeseks non-farm payrolliseks on väga hea number. Nii, jätame see endale ka meelde. Nüüd, siis siin oli stoppide väljalöömine, päris palju asju pidi meeles pidama selleks, et aru saada, miks just siia. Nii, lähme märtsi peale. Ja märtsis non-farm palgati väga palju rahvast juurde ja töötu protsenti jäi samaks. Nii, arvatavasti peaks olema märtsis, mis märts see oli? 4. märts ja 4. märtsil siis vaadake, hea number, jälle alla ja jälle nagu jaanuaris. Ja jälle nagu jaanuarises. Dollari müük pärast head töönumbrit. Nii, see on juba 2 korda. Kas on see traditsioon või mitte? Nii, vaatame, miks jälle tuli dollari müük pärast supernumbrit Ameerikast. Ja selleks ma teen väiksemaks seda ekraani ja vastus tuleb jällegi H4 graafiku pealt. Nii, mida me näeme selle pildi peal? Kui keegi teab tehnika analüüsist midagi ja klassikalistest figuuridest, siis vot see koht, seda nimetatakse rounded bottom. Nii, rounded bottom. Ja mis asi see on? See on trendi muutuse figuur. Ja signaaliks meil on need 2 H4 peal tekkinud küünlad. Need on meil signaalküünlad. Ja nemad näitavadki, et trend on muutunud. See rounded bottom ongi selline ilus. Läheb ja siin allpool konsolideerime, teeme uue low, aga jääme siia konsolideerimisfaasi ja siit stardime üles. Nii, jällegi, kuna trend muutus siin 3., 4., 5. märtsil, jällegi me vaatame, H4 peal on jällegi kasvav asi ja jällegi, nii, kasvav, uudis, okei, uudise peal jah, palgati 52 000 rohkem kui oodati, hinna liikumine on siis 1.0882, 1.09.02, hinna liikumiseks on jällegi 80 pipsi, nii jätame see endale meelde, pärast head numbrit liikumine 80 pipsi, jaanuaris palju meil oli? Mul läks meelest ära. Nii, jaanuaris meil oli sama liikumise peal, sarnane liikumine. Allapoole 60 pipsi ja üles 110. Nii, ja siin märtsi liikumine 80 alla ja pärast seda üles 140. Nii, ja üles 140, nii. 140 pipsi ülesse. Pärast seda. Jällegi see, kes märkas rounded bottom figuuri ja nägi trendi muutust, tema jaoks see langus allapoole andis jällegi need kuldsed võimalused tegelikult buy tehingu jaoks. Jällegi buy euro ust tehing. Nii, buy euro ust tehing. See, kes luges jällegi õpikuid, mis see tegi? See üritas teha sell. Ja siis järgmine küsimus inimesel, kes tegi sell, oli miks kasvab? Miks kasvab? Aga vaata siia.
ja vaata palun siia. Nii. Rounded bottom confirmation. See on siis siin. Rounded bottom confirmation. Nii. Ja need küünlad on siis ilusad pikad küünlad. Stardiküünlad on alati sellised pikad. Ja siin ongi see vastus. Miks pärast head uudist, Ameerika tööturu uudist, hind kasvas, mitte langes. Ja samamoodi, liikumine lõppes ära kell 5. Tegelikult praktika juba, ajalugu praegult juba näitab meile. Isegi pole vaja oodata kella 6 või kella 7. Kella 5 on juba tegelikult tööpäev tehtud. Samamoodi, kui on 140 pipsi on käiku olemas, siis sealt alt on raske osta. Aga ma arvan ikkagi, et 50 pipsi 140 on täitsa reaalne kätte saada. Nii et praegult näeme statistika järgi, et 50 pipsi on täiesti selline reaalne kättesaamisasi. Nii, lähme aprillkuu peale ja seal meil on jällegi väga suur tähelepanu mõnedele asjadele ja seletan lahti, miks asi liikus nii, nagu see oli. Nii, aprilli uudis. Ma loodan, et see aprill on juba meil siin ka olemas. Märts ja aprilli jälle siin ei ole, lähme Fixstreeti peale. Nii, aprill. Selleks, et vaadata aprilli, payrolls 1. aprill ja näeme, et töötuprotsent kasvas, aga tööinimesi palgati juurde. Aga vaatame veel ühte asja, mis toimus märtsis veel. 16. märtsil oli Fed istung. Ja nüüd vaatame, kuidas see asi sai lahenduse. 1. aprill. Ja lahendus on siis järgmine. Dollar kasvas pärast sellist uudist. Isegi võttes arvesse, et töötuprotsent kasvas ja tegelikult see on negatiivne, aga palgati inimese juurde ja millega pidi arvestama siin. Pidi arvestusse võtma Janet Yelleni pressikonverents. Nii, esimene punkt, oluline asi, miks kasvas USA dollar, isegi kui töötu number kasvas. Janet Yellen pressikonverents. Ja mis oli sellel pressikonverentsil välja öeldud? Fed jääb oma sõnadega paika ja proovib 4 korda tõsta intressimäära 2016. aastal. Ja kui inimesed näevad, et tööturg on täiesti okei, siis ka miks mitte dollarid osta selle peal. No okei, see väike negatiivsus tõi, aga siia alla on liikumine 85 pipsi. Nii, liikumine, 85 pipsi liikumist. Siit koha pealt stoppide väljalöömine oli meil, siin oli stoppide väljalöömine 20 pipsi. Nii, ühel sellisel uudisel oli stoppide väljalöömine 50 pipsi, siin oli 20 väljalöömine, nii, 20 pipsi stoppide väljalöömine. Nii, sellest 85 pipsist liikumist, ma arvan, et 35–40 on täitsa kättesaadavad. Arvestades Janet Yelleni pressikonverentsi, arvestades sellega, et siin palgati inimesi juurde, ma arvan, et see on täitsa võimalik. Ja see ongi vastus sellele, et miks siin
liiguti allapoole ja tegelikult jällegi me näeme, kell 5 on tegelikult kogu tööpäev tehtud. See, mis on alates kella 6, meid üldse ei huvita. Meie reedene tööpäev on lõppenud siis, kui me oleme pannud kinni oma non-farm payroll'i tehingu kinni ka. Nii, nüüd lähme maikuu peale ja vaatame, mis juhtus maikuus ja maikuus mul oli ka pro-grupp, kellega me kauplesime ja see on hetkel kõige parim trade, mis sai üldse olla. Ja see oli meil, miks ta mul ei näita seda? Ma kustutasin ära. Okei, meil oli, see on siis meie non-farm payroll'i uudis. Ja meie tehing grupiga oli, võib-olla keegi vaatab, kes oli sellest grupist, saab ka tõestada, et 1.14.80 oli sell ja close oli pandud 1.14.09. Saime kätte 71 pipsi ja kui me vaatame, siis high on täpselt 1.14.80, mitte ühtegi pipsi meie avamispunktist ei läinud üles see hind. Ja 30 minutiga me saime oma reedese tööpäeva tehtud. Miks me tegime selli? Miks me ei ostnud? Sellepärast, et selle koha pealt 3. mail me võtsime arvesse sellega, siin toimus trendi muutus ja kui on toimunud trendi muutus, siis need halvad uudised, mis siin võivad tulla välja, annavad ainult ühte asja. Nad annavad võimaluse, annavad uued maksimumid, annavad võimaluse müügiks. Ja siin jällegi, kui me olime targad, siis me tegime müüki, me ei ostnud, aga kui me vaatame statistikat, siis maikuus oli tegelikult nii, et maikuu, nii, 6. mai, väga halb number tuli välja, töötu protsent jäi samaks, aga see tuli välja väga halb ja jällegi need, kes mõtlesid, et okei, läheb ülesse, ei lähe ülesse, sest trend on muutunud. Ja siin juba maikuus teine asi, teine vihje, miks läks trend sinna. Maikuus kauplejad arvestasid intressimäära tõstmist Fed Reservilt. Veel kauplejad arvestasid sellega, et Fed Reserv tõstab intressimäära. Sellepärast trend jätkus ja pärast uudist me saime endale ilusa maksimumi, kus tegelikult on võimalik teha sell operatsiooni, lühiajalise sell operatsiooni. Meil ei olnud mingit eesmärki hoida seda kaua, sest me mängisime ainult seda uudist. Ja siin oligi see asi. Saime kätte ja seekord kogu liikumine lõppes kell 9, aga ma arvan, et siin kell 17 oli samamoodi 1.14 ja siin natukene meil vedas, aga ma arvan, et ka siit on oli võimalik saada. Kui seal vaadata seda M5 graafikut, siis samamoodi 35-40 pipsi on see, mis oli reaalselt siin kätte saadav. Nii, ja nüüd viimane asi on täitsa teistmoodi. Ja mis veel siin sarnast on? Nägime teiega jaanuaris, kui meil oli liikumine ülesse, siis hea uudise peal oli liikumine allapoole ja siis oli liikumine jällegi ülesse, isegi hea numbri peal. Traderid, kauplejad võtsid arvesse
seda trendi siin, seda trendi nad võtsid arvesse. Ja trend on see, mis on kõige olulisem, kui te kauplete. Võetakse arvesse see eelmine trend, see langus ei võeta arvesse ja siis siit low-punkti peal nad ostsid, jaanuar ja veebruar nad ostsid. Nii, ja siin tekkis, pilt oli siin täitsa teine. Siin oli meil trend langev, asi meil läks alla, ma kiiresti kustutan seda asja. Siin oli meil teiega langev trend, uudise peal me lendasime ülesse ja siin trend jätkus. Sama pilt nagu jaanuaris ja veebruaris. Ehk siis juba, kui meil on mai, siis 5 raportist 3 on identsed. Jälgi trendi, jälgi uudist ja siis kaupled mida? Kauple trendi. Sellest tuleb siis reegel. Veel üks. Jälgi trendi. Vaata uudist ja kauple trendi. Huvitav asi, jah? Ma ei öelnudki seda, et miks kauple trendi, miks sa ei ütle meile kauple uudist. No, kohe oodake, kauple, väike viga tuli sisse, nii kauple uudist. Miks sa ei öelnud meile, et kuulge, kaubelge uudist? Ei kauple uudist, kauple trendi, sest trend on mida? Kuldne reegel. Sinu sõber on kes? Sinu sõber on trend ja sina kaupled trendi. 2 erinevat lähenemist kauplemisele. Algajad kauplevad uudist ja need, kes on juba sellised vanema koolimehed ja kauplejad, need kauplevad juba trendi. Uudis on lihtsalt fooniks selleks, et kas ta annab see uudis võimaluse paremaks sisseminekuks või mitte. Nii, need on väiksed järeldused, mis me siin saame teha sellest pildist. Nii, ja nüüd eelviimane see report, see juuni oma. Nii, ja juuni oma on siis selline. See, mis lõhkus kõik Fed Reserve'i plaanid. Ma arvan, et kõik mäletavad, mis tuli siin juunis. Juunis tuli mega šokk, kus pangati juurde ainult 38 000 inimest ja mingi üllatus, töötu number tegelikult langes. Nii, no okei, muidugi, kui sul tuleb selline vahe, siis see 38 000 palgati ja oodati ainult 164, mis tuleb tegelikult välja, siis muidugi keegi ei arvesta selle 4,7% numbriga, isegi kui see on nii hea. Kõik vaatavad siia ja ainult küsimärgid tekivad siin kauplejatel. Kuidas sai nii see number langeda, kukkuda sinna allapool. No loomulikult siis tuleb lihtsalt ühesuunaline liikumine. No ja siin see ühesuunaline liikumine oli 223 pipsi. 223 pipsi, noh, ja kui vaadata seda M30 graafikut, siis esimese 30 minutiga on siin 140 pipsi. Ma arvan, et siis, kui sul juba pärast esimesed 30 minutit on selline liikumine toimunud, okei, kõik saavad ära, et selline asi nagu Fed rate hike, sellest võib lihtsalt ära unustada. Ja nagu ma juunis mainisin oma webinaris intressimäära kohta, Fedi kohta, siis niimoodi ka see toimus, et mingit rate hike'i ei toimunud ja ilmselgelt enne juba uudist dollar sai kannatada. Nii, no kes siin oli selline julge mees, see võib-olla avas ka positsiooni, mina mitte, sest okei,
isegi kui Fed rate hike is off the table ja siis all hike bets are off. Ikkagi on raske uskuda, et siin ühe päevaga tuleb selline suur langus. Aga selline liikumine ikkagi toimub üks kord aastas ja seekord see oli juunis. Võite statistikat ka natuke vaadata seal 2015-2014 aasta ja sealt ka leidub selline reede, kus on täitsa selline uskumatu suur liikumine toimunud. Nii, nüüd siis liigume edasi. Vaatasime läbi, palju on keskmine liikumine, palju stoppi väljalöömise kõrgus on olemas ja paneme see kõik endale kirja. Paneme see endale, nii, statistika pipsidest, paneme see endale siia kirja. Nii, punkt 2.2.1.1, nii, 2.1.1, nii, stopiks on vaja panna keskmiselt 30-40 pipsi ja take profit on siin küll selline jah, 35, 45, 50 pipsi, kui on lühiajaline tehing. Kui on pikaajaline tehing, siis jah, see stop jääb paika ja siis take profit peab olema näitsa suurem. Siis take profit, kui sa jätad sellise stop lossi, siis loomulikult ka take profit peab olema 2 korda vähem, ehk siis 89 pipsi peab olema siis take profit. Nii, selline peab olema siis see take profit, kui sa tahad hoida tehingut natukene kauem. Nii, panime see kirja. Nüüd, järgmine asi, kuidas ette valmistada, on siis abiuudised. Abiuudised. Nendeks on sellised. ADP, Initial Jobless Claims ja Continuing Jobless Claims. Siit saab näha, mida võib oodata non-farm uudise. Nii, ja ADP on midagi sarnast non-farmiga ja ilmub ta kas kolmapäeval või siis päev enne. Nii, seekord ta ilmus meil päev enne, eile. Ja vaatame, mis ADP-st sai. Ja ADP oli meil eile. Panen siit natukene volatility juurde. Filter results ja vaatame, mis oli eile ADP-s. Nii, natuke ootab siin. Natuke edasi ootab. Okei. Vaatame siit. Nii, ADP Employment Change oli eile ja ADP oli positiivne. See on esimene märk sellest, mida võib oodata non-farm payroll'i ajal. Me näeme, ADP Employment Change oli 13 000 above prognoosi, üle prognoosi. Nii, paneme siis plussi siia. Paneme ADP juurde ja plussi. Jätame endale see meelde. Abi uudis on positiivne. Nii, esimene selline oluline abi uudis on positiivne. Nüüd peame kokku lugema Initial Jobless Claims ja Continuing Jobless Claims. Nii, need on inimesed, kes esimest korda tulid töötukassasse. Need on inimesed, kes Continuing Jobless Claims on inimesed, kes tulid juba mitmendat korda töötukassasse. Nii, ja siin on oluline, et need numbrid väheneksid iga kord. Nii, vaatame. Vaatame siis, see jookses kinni. Nii, vaatame siit.
nii, alates siis, ja meie vaatame viimased 4 neljapäeva. See uudis ilmub iga neljapäev. ADP, see Jobless Claims on siis 8. juuni kuni 7. juuli. Nii, filter results. Nii, ja ossa, okei, märts, juuni, nii, juuni, ei tule siit välja. Okei, teeme siin lahti. Peaks töötama kohe. Nii, show filters, start date on siis June ja 9. ja end date on siis July 7. Nii, volatility meil jääb peaaegu kõige kõrgemaks. Kohe teen seda. Nii, abistavad uudised. Nii, ja nüüd teeme filter results. Nii, ja initial jobless claims, nii. Show filters siin läheb vaja natukene veel seda volatiilsust alla pane. Selleks, et initial ka näha ja continuing. Nii, continuing jobless claims, number vähenes, jätame endale see meelde. Initial jobless claims, number vähenes, jätame see endale meelde. Nii, vaatame edasi, järgmine neljapäev. Nii, initial jobless claims, number suurenes ja continuing jobless claims, number suurenes. See tähendab, et 2 neljapäeva annavad meile kokku 0 praeguse seisuga. Lähme edasi. 23. juuni, initial jobless claims, number vähenes, continuing jobless claim, number vähenes. Nii, pluss. Kokkuvõttes on juba selline olukord, kus töötu inimese on vähemaks muutumas. Nii, 30. juuni, initial jobless claims tegelikult sama number ja need, kes pidevalt käivad, nende number vähenes jällegi. Ehk siis positiivne praegu tulemus. Ja eile, mis oli eile? Eile oli siis continuing jobless claims tegelikult sama ja initial jobless claims vähenes. Kokkuvõttes saab teha sellise järelduse. Initial jobless claims annab non-farm payrollsile plussi ja continuing jobless claims annab homsele uudisele samamoodi plussi, sest numbrid vähenesid. Nii, võtame see arvesse. Pluss abiuudised on non-farm payrollsi jaoks positiivsed. Nüüd vaatame trendi. Ja trend on siis järgmine. See on meil Brexiti langus. See tähendab ühte asja. Trend on langev trend praegult. Pärast Brexitit meil on toimumas konsolidatsioon. Ja kui me vaatame ajalooliselt jällegi, siis millist järeldust me saame teha? Kui me näeme teiega sellist küünlamudelit, kus on järsk kukkumine, siis tavaliselt pärast seda järsk kukkumist toimub korrektsioon ja reeglina, kui me võtame Fibot, siis reeglina see korrektsioon on 50%. Ja siin me näeme, 50% on juba tehtud ja see langev trend arvatavasti on juba alanud uuesti. See tähendab, järgmine stopp on siis selle Brexiti miinimumist allpool. Ja kui see Brexiti miinimum on 1.09, siis ma arvan, et siin kui daily peal vaadata, siis järgmine stopp on siin 1.0, no päris all, aga ma arvan, et see mingi esimene selline daily H4 eesmärk, see target price range
peaks olema 1.08, noh, vähemalt selline, ehk siis kuhu see võiks langida. Sest ajalooliselt vaadata, kui me näeme sellist struktuuri, siis me näeme ka seda langust. Ma näitan praegult ka Ustiini peal seda näidist, kus oli järsk langus ja pärast seda oli samasugune konsolidatsioon ja siis toimus ka järgmine langus. Aga seal me näeme teiega korrektsiooni kuni 76,4%, aga seda juhtub väga-väga harva. Ikkagi pärast seda sellist kiirt langust ikkagi reeglina korrektsioon 50% ja siis jätkab ka trend. Aga okei, Ustien. Kiir langus. Praegult me oleme samas seisus umbes siin, selle koha peal. Et oli langus, korrektsioon. Oleme kuskil selles kohas euro-Usti peal. Ja siin tekkis veel selline kasv ja ainult pärast seda läksime sinna, kuhu oli vaja. Aga ikkagi see juhtub päris harva. Siin ületasime isegi 76,4%. Tõenäosus, et me ületame siin euro-Usti peale seda korrektsiooni. Ma eriti ei näe seda võimalust. Ja siin, kuna see tekkis isegi H4 peal, seal see oli daily peal, siin on see H4 peal. Ja ma arvan, et juba langus hakkas pihta. Ainuke asi, mida mina tahaksin näha, homme on siis selline. Tuleks negatiivne uudis ja siis nagu maikuus tuleb üles, esimene reaktsioon tuleb USA dollari müük. See annab meile ilusa mingisuguse tipu ja siit tipust, mis ma teen, ma lähen lühikeseks ja teen isegi negatiivse uudise peal, ma teen USA dollari ostu. Ma ei tee müüki, ma teen ostu. Ma lähen selle euro-Ust lühikeseks. Selline on plaan. Ja kui ma niimoodi teen ja kui mul õnnestub seda hinda siin kätte saada 11.80-ga, 1.12-ga, siis loomulikult minu riskifaktor, minu tehingu riskifaktor, kui ma lähen lühikeseks ja ootan seda 1.080, siis mul see riskifaktor on arvatavasti siin 1.4, 1.3 peal. Päris paigas, päris okei. Ma võin lubada siis endale seda tehingut teha, siis stop lossi peidan kuhugi 1.12.50 peale, 1.12.70 peale, 70 pipsi kaotusele ja umbes siis 280-350 pipsi take profitini. Aga selleks, et jõuda siia 1.08 peale, ma muidugi saan aru, et see trend ei ole mingi lühiajaline. See võtab 5-7 tööpäeva. Miinimum. Aga 5-7 tööpäevaga näiteks, kui ta langeb, siis kui ma teenin sealt 350 pipsi, siis on täitsa okei tulemus. Selle peale mina lähen lootma. Aga teine variant, kui homme kohe tuleb, me näeme, et abiuudised, nad on kõik meil plussid, trend on langev, ma kirjutasin, me kaupleme mitte uudist, me kaupleme trendi ja kui homme kohe tuleb USA dollari positiivne uudis, see tähendab, USA dollari kohe hakkab kasvama, siis mingit valikut ei jää. Siis lihtsalt peab reageerima ja kohe tulu hinnaga minna sisse. Näiteks esimene reaktsioon on kuskil siia. Otse loomulikult 95% inimestest hakkavad ootama kas või mingisugust tagasilööki. See võib tulla, see võib mitte tulla. Mina teen siis niimoodi, et kui langes, mingi 30-40 pipsi, kui ta kukkus, siis on täitsa mõistetav veel kuskil siin 1.10.25-ga, 1.10.20-ga veel sisse minna. Stop lossiga siis on natukene halvemad lood. Siis kui sa lähed siit sisse, siis
proovid peita seda siit eelmise tipu üleval pool, aga see on mõttetu. Kui ma nüüd siia panen kuhugi stop lossi ülesse, see on täitsa mõttetu. Kui nad siit otsustavad veel korra üles käia, otse loomulikult nad ületavad seda tippu ja kaotan ekstra raha. Pole vaja mul seda. Kui mu uudis läheb ja kukub siia 1.10.20 peale, siis pane see mingi 1.10.80, see stop loss 60 pipsi pane. Kui sa paned 98 pipsi, siis sul on siin ekstra 40 pipsi kaotust tulemas. Milleks kinkida seda raha? Kui ei õnnestu ja tuleb siin mingi konsolideerimismäng, sa kaotad nii 60 pipsi ja samamoodi kaotad ka siin 98-100 pipsi. Ekstra money ära ei anna, limiteerid oma losse ja niimoodi lähed seda uudist kauplemagi. Vot minu selline nägemus, et mängime trendi, mängime abiuudiseid. Ja loomulikult homme, kui tuleb, siin on küll ilus, kõik on ilus, aga kui homme tuleb USA dollari positiivne uudis, siis loomulikult, mis ma teen? Ma ei kasuta euro usti, muidugi ma kasutan GPB usti, sest GPB ust on hetkel väga-väga volatiilne ja sealt võib tulla esimese tunniga 100 pipsi, sealt võib rahulikult praegu tulla, kuna hetkel kellele see nael üldse vaja on. Kõik seda müüvad ja mingit praegu seismist ei olegi näha selles paaris. Seega otse loomulikult, kui USA positiivne uudis kohe, siis loomulikult sellel GPB USD. Kui negatiivne, siis siin võiks panna mingi sell limiiti ja lühiajaliselt ära kasutada Buy NSD USD, sest NSD USD on hetkel kõige paremas hoos ja võib-olla ta isegi kasvab siin veel natuke ülespoole. Miks mitte? Näitab ennast väga heast küljest praegu. Nii et lühiajaliselt, kui on dollari negatiivne, siis Buy NSD USD, sealt midagi, mingi 15-30 pipsi kätte ja siis siin juba hind on kuskil nii üleval, soosib meie selli positsiooni ja siit juba lähed sisse ja juba lähed lühikeseks ja ostad usti. Kas sell GPB USD teed või siis sell euro usti teed, et sinu oma valik, mida müüa ja mida juba teha. Vot selline on see non-farm payrollsi selline kauplemine. Otse loomulikult peab arvestama sellega, et kui nüüd turg praegult arvestab sellega, et veel võib-olla detsembris toimub mingi intressimäära uudis, tõste, siis kui homme tuleb selline uus negatiivne tööturu raport, siis arvatavasti ka detsembris ei toimu mitte midagi. Siis see konsolidatsioon siin võib ka edasi jätkuda, et seda ka ei saa vältida. Siin on päris palju küsimärke veel homsest uudisest, et kuidas seda turg interpreteerib ja mida ta sealt otsustab. Kas nüüd otsustab seda trendi jätkata või mitte. Et jah, siin on selline nii ja naa moment, aga ma arvan, et ikkagi peaks juba see konsolideerimisasi ära lõppama, et ikkagi andke siis kauplejatele see võimalus kauplemiseks juba. Palju siin saab 24. juuni ja siit alates on palju, annab meile juba 2 nädalat konsolideerimist, et peab juba mingi trendi jätkumine toimuma. Ma arvan, et homme positiivne uudis võiks sellele ka starti anda. Sellised on minu nägemused ja nüüd on aeg küsimuste jaoks. Ja nii, cup and handle. Nii, saab järel vaadata, saab küll. Nii, saab, tere, kas lindistan küll. Cup and handle, mis tähendab cup and handle, ei saa aru. Ei ole kuulnud sellist asjadest. Nii,
Oota. Nii, seda saab vaadata. Nii, siin on see küsimuste questions selline baar olemas, et sinna võib need küsimusi kirjutada ja nii kaua, kui te kirjutate, siis järgmine nädal toimub profkoolitus. Kohad on veel täitsa olemas ja see toimub õhtuti kella 6 kella 9 ja reedel kella 3 kella 6 me kaupleme Ameerika sessiooni. On väga huvitav ja ma arvan, et kellel on soov veel registreerida, palun tehke seda, helistage kontorisse või pange ennast veebileheküljel kirja. See on siis siin koolitused ja Forex koolitused all ja siin professionaalne koolitus, nagu te näete, juuli 11, juuli 15, 200 € läheb teie kauplemiskonto peale, saate sellega kaubelda rahulikult ja sealt, kui teenite 3 kuuga, siis saate raha tagasi. Maksimum tagasi raha on 200 €. See tähendab, kui teete tubli, siis ka koolitus on teie jaoks tasuta. Samamoodi on olemas ka grupikonto. Kui see grupikonto peal teenime midagi, siis igaüks osavõtjatest saab endale võrdse osa siia 200 € jaoks. Nii, ma näen, et kuidagi küsimusi ei ole tulnud. Võib-olla kirjutate, ootan natuke, vaatan, kuidas, nii et praegu ainult Aarne on kirjutanud, et teised on kuidagi tagasihoidlikud. Nii, noh, annan veel mingi paar minutit küsimuste esitamisele. Questions, jah, mina praegult, et see, nii, kui ma niimoodi, hetkel on see küsimuste asi tühi. Ma loodan, et see webinar oli teile kasulik, meeldis ja annate oma mingisuguse tagasiside meil siia kontorisse. Ma arvan, kas Helena või Hendrik helistavad teile ja edu kauplemises, homme eriti, mida veel, ärge homme hommikul kuni kella 3 siis kaubelge. Nii, küsimus tuli, on teil ideid, kuidas Pending Orderiga NFP kaubelda? On küll, jah, et nii, teeme selle lahti. Mida meeles pidada, kui panna välja pending order? Kui me vaatame seda MetaTrader terminali, siis me näeme, et meil siin hetkel pärast seda punkti on 5 numbrit. Ja meil see bid spread, bid ask vahe, enne uudist, meil bid ask spread suureneb. Ja vanasti sai teha niimoodi, et sai välja panna näiteks sell limit ja sell stop. Nüüd, kuna spread suureneb uudise ilmumisel, mõnikord see spread jõuab mingi 30 kuni 50 pipsi läheb hetkeks, see on hetkes on ta 30-50 pipsi, te isegi ei näe seda MetaTrader terminalis, sest te ei suuda nii kiiresti, see toimub millisekundite peal. Siis nüüd nende pending orderitega kaubelda enne NFP-d on tegelikult täitsa võimatu, sest kui sul spread on näiteks
Kui sul spreed on mingi 50 pipsi ühes momendis, siis vaata, mis toimub. Paned kuskile siia näiteks orderi, sell stoppi, siis näiteks paned siia sell limiiti ja kui sul spreed laieneb, siis ühel hetkel avatakse nii siin kui ka siin. Ja võib juhtuda selline halb olukord, kus lihtsalt su konto ei lubagi sul rohkem midagi avada ja võib ka selle suure spreediga sind automaatselt see stop out ka juhtuda. Et mis ma nüüd pakun on see, kus sa lihtsalt ootad ära seda esimest reaktsiooni ja sellisel uudisel nagu NFP pending orderitega isegi ei mõtle nende peale. Et see aeg, kui spreed oli sama kogu aeg, need ajad on lõppenud. Nüüd on ikkagi reaalne turg, kus pakutakse reaalset hindu ja kui on uudis, siis hinnad laienevad, et ei ole neid pakkujaid, kes pakuvad bid ja ask'i väga väikse spreediga. Selline vastus. Nii, ja palun. Nii. No, veel mingi 3 kuni 4 minutit võime siin suhelda rahulikult. Nii, aga pro kontoga ju puudub spreed. Võib-olla. Kohe vaatan, minul on need kontod, kus on spreed. Ma pole selle pro kontoga midagi teinud, oota, kohe vaatan. Nii, kauplemiskontode tüübid. Nii, vaatame. Mis siin on? Nii, minimaalne sissemakse, bla, bla, bla. Nii, Admiral Markets, Admiral Prime, Admiral MT5. Kus see pro konto on? Siin on Prime, Admiral Markets, automaatne lisavõimalused. Ma ei näe praegu seda pro kontot siin isegi. No, market execution step tehing alates valuutat, CFD. Vaata. Hedging ja requote. Ma ei näe pro konto. Ma näen siin 3 kontotüüpi, aga prod ei näe. No, kui ei ole spreedi, siis ei ole spreedi. Mul igal pool on spreed. Ja siin ka, nagu te näete, kuskil kirjas spreedi kohta midagi ma ei näe. Seega jään vastuse võlgu siin selle pro kontoga. Nii. NSD on juba peaaegu tagasi Brexit eelsel tasemel. Kas see tähendab, et toodud näide taastub ja siis teel taas alla? Sügavale ei kehti. Kuhu NSD USD siis näiteks teel on? NSD USD siis vaatame. No, euro ustis on see suur langev trend, see siin, kohe ma siin kustutan natuke. Euro ust on meil nagu näha langevas trendis. Sellel on minek sinna, no me siin kõik oleme peaaegu samas mõtted, et 0,95 euro läheb USA-ga ja NSD, no vaatame. NSD-ga on niimoodi. Kuna ta on peaaegu juba taastunud, no,
vaatame, langevas siin trendis hetkel küll kasvab natuke. No, mis meil siin saab olla? Mis meil siin saab olla? Midagi ikka peab ju välja ilmestama. Nii. Lõppdiagonaali poole ta ei näe välja. Lõppdiagonaali peale ta ei näe välja, siis vaatame viikli peal. No läheb hästi jah, aga ma arvan, et nii kaua kui ta siit ei pääse siit sellest 0,7370-st, nii kaua ikkagi see kogu langev asi peab toimuma. Ja kui me nüüd vaatame Ellioti lainid, siis reegel on ju selline. Üks lihtne korrektsioon, üks raske korrektsioon. Hetkel, kui siit tipust hakkasime langema, siis see oli meil osa. See osa oli meil viikli peal lihtne korrektsioon, no ja kaks lihtsat korrektsiooni ei saa olla, siis see osa peab olema pikem aja võttes ja raskem. No ja hetkel ongi näha, et ta on raskem. See korrektsioon on meil siis selline lühike ja kiire, 38%. No loomulikult, kui üks on 38%, siis ka teine peab olema natse kergem, ja mängib meie närvide peal praegult. Praegult pilt on küll ilus, aga ikkagi see iseloom on ikkagi siia downtrendi peale ikkagi. Ma arvan, et see kogu langev trend peaks jätkama ka edasi. Minu selline nägemus. Nii, aga ma arvan, et siis võime ka lõpetada, et ma arvan, et meeldis, ma loodan. Ja järgmise kohtumiseni ehk siis nägemiseni. Nii.